Nii, sul on olemas kõik mikrid asjad. Oota, me oleme eetris või? Mis asja? Ei, ma ei usu, kuule, nad alles harjutavad. Rebecca oleks öelnud meile. Ilmselt hea. Kuule, aga me peame ikkagi ära otsustama, kes selle saate nüüd sisse juhatab. Ma võin ise teha. Ei, siin peab kivi, paber, käärid no teeme. Mängus olema. Nii. Teeme. Kivi, paber, käärid. 1, 2, 3. Ei, miks mina iga kord? Tere, mina olen Karmen ja mul on külm. Tere, mina olen Joonatan ja mina külmun. Aga kohe paneme kütet juurde, sest et Luna TV alustab. Täna saates hiivasime ankrud ja põrutasime Soome, otsima paremat elu, kuid avastasime, et kas sealsed tudengid on energiakriisiga pihta saanud. Yes, it's cold, but I would say it's always cold at universities. Tallinna Ülikooli tudengitel on nüüd võimalus endale loengut pidama kutsuda kas või Brad Pitt isiklikult. Jõuluturu paneb elama meie oma särtsakas vokaalansambel Vox Nova. Rahvaraamat on tudengite harimisele õla alla pannud, pakkudes neile lausa 2-kohalist allahindlust. Kui rahakotist on tuisk üle käinud ja leiad sealt napid 10 eurot, siis kas ja mida saaksid tudengid selle eest jõulukingituseks osta? Ja stuudiosse tuleb külla särav Karmel Killandi, kellega räägime Eesti Laulust. Kuigi meil hakkab siin prožektorite valgusvihus juba päris soe, võib alates tänasest kuni 8. jaanuarini oodata Tallinna Ülikoolis veelgi madalamaid õhutemperatuure. Ülikooli ruumides jäävad temperatuurid sel perioodil vahemikku 15-16 kraadi. Seda uudist kuuldes arvasin mina kohe, et ma pean uurima külmaspetsialistidelt soomlastelt, kui hästi ikkagi jahedas koolimajas hakkama saab. Eesti ülikoolid on juba pikemat aega maadelnud hiiglaslike elektriarvetega ja on seetõttu ka näiteks ülikooli linnakutes temperatuuri alandanud. Oleme täna siin Viking Line'i laeva peal ja sõidame Soome poole, et uurida, kuidas sealsed tudengid ennast tunnevad ning kas energiakriis on ka neid kuidagi puudutanud. Kuigi keskmine soomlane võib-olla külma ei karda, võib toasooja kadumine mõjuda heidutavalt just tudengitele, kes peavad tegema intensiivset ajutööd. Helsingi ülikooli ees liigub mitmeid üliõpilasi, kelle sõnul on energia kokkuhoiuks tehtud temperatuurilangus olnud ülikoolis selgelt tajutav. Yeah, it's colder. I think they are maintaining a certain level of heat, so when you go in, it's really cold. Yes, it's cold, but I would say it's always cold at universities, so I don't know if they've lowered it though. Siiski leidub ka neid vapraid, kelle arvates ei ole jahenenud temperatuur probleemiks. No, I think it's okay. It's for some people, but I don't usually get cold anyway, so it's no big difference for me. I don't feel it's been that cold. Yeah, that's how I feel. Oleme saanud tõesti mõndade tudengitega juba jutule ja nagu näha, siis osad tunnetavad küll, et ülikoolis on ikka temperatuur madalamaks läinud ja on ikka päris külm. Ja isegi nii külm, et loengus tuleb istuda sarnaselt osadele Tallinna Ülikooli tudengitele ka jopedega. Oleme jõudnud siis Helsingi ülikooli foajeesse ja esmapilgul tundub, et on tegelikult isegi päris soe ja peaks selle luku isegi siit eest natuke lahti tegema, et muidu hakkab päris palav, aga lähme vaatame, äkki me leiame ka mingisuguse kraadiklaasi siit ja näeme, palju see tegelik temperatuur ikkagi siin on. Helsingi ülikooli peal ringi jalutades sattusime kokku sealse korravalvuriga, kelle sõnul on sisekliima tõepoolest muutunud juba üsna jahedaks. But they have lowered it past couple weeks and I think they are testing right now that how many complaints, how low can they go with it before students and staff starts to complain. Pärast tundide pikkust otsimist me seda kraadiklaasi ikkagi üles ei leidnud siit kooli pealt. Küll aga nagu turvamees rääkis, siis on nad ka siin paar kraadi ikkagi seda temperatuuri langetanud. Küll aga on siin sees ikkagi praegu piisavalt soe, et võib vabalt isegi selle jope sellest ära võtta.
Ega ma ei saanudki nüüd täpselt aru, kas neil oli siis külm seal või oli soe. No igal juhul on neil seal neid soojakraade ikkagi natukene rohkem kui meil või on tegu lihtsalt väga karastunud soomlastega. Aga meieni on jõudnud tormihoiatus. Aga ärge arvakegi, et tegu on tormipirgitiga, kes on jälle möllama hakanud. Selle tsükloni nimi on seekord hoopis Vox Nova, kes vallutab juba homme Raekoja platsil asuva jõuluturu ühe tõelise muusikalise orkaaniga. 18. detsembril esinevad Tallinna Ülikooli vokaalansambli Vox Nova hõbekõrid Raekoja platsi jõuluturul. Esitusse tulevad loomulikult jõululaulud, aga mitte ainult. Me võtame ka kimbukese selliseid oma nii-öelda hitte kaasa ja ka seda, mida me oleme siin sügise jooksul juurde õppinud. Lauljaid näeb laval lausa 2 korda, kella 4 ja kella 5. 2 nädalat tagasi astusin Dublinis ühte suveniiripoodi ja kui minu käest küsiti, et kust ma pärit olen ja ma ütlesin, et ma olen Tallinnast, siis vaadati mulle otsa. Vau, seal on Euroopa kõige ilusam jõuluturg. Ma olen seal mitu korda käinud, nii et kui Dublinist tullakse, tasub ka kodust välja tulla. Kohtumiseni juba homme. Kui sügisel käis BFM-i magistrantidel esinemas Ameerika teleprodutsent Dustin Stanley, kelle üks tuntumaid projekte on The Bachelor, siis nüüd on seda võimalust laiendatud kõikidele tudengitele. Täide avaldus Balti-Ameerika fondi programmi kodulehel, kust leiad detailsema info, kuidas kutsuda Tallinna Ülikooli esinema eksperte kõikide võimaluste maalt. Rahvaraamatu kauplustes on igal teisipäeval tudengi teisipäev. Võta kaasa oma tudengikaart ja saad kõikidelt täishinnaga toodetelt 12% soodustust. Kui on teisipäev ja meil on siis see tudengi teisipäev, siis ma alati ka vaatan, et kes võiks olla potentsiaalne tudeng ja siis küsin, et kas teil on tudengikaarti ja siis tutvustan talle seda võimalust, et tegelikult ka teistel päevadel, et tulevad sellised noored inimesed, ma vaatan seda sünniaastat, et siis küsin, et kas teil on tudengikaart, et püüan võib-olla aidata neid natukene, et nad käiksid siin rohkem, et kui neil on vaja raamatuid lugeda. Kui noored satuvad raamatupoodi pigem harva, siis kes on see tudeng, kes raamatuid ostmas käib? Meil on palju ka keskealisi tudengeid, kes on näiteks magistri- või doktoriõppes ja peale oma eriala raamatute nad ostavad näiteks ka oma lastele raamatuid. Võib-olla saite siit mõne jõulukingituse mõtte. Peab vist küll kiiresti sammud rahvaraamatusse seadma, sest vähemalt minul on küll veel kõik jõulukingid ostmata. Ka mina olin hiljuti täpselt samasuguse probleemi ees, aga kas jõulukinke oleks võimalik leida ka 10 euro eest? Jõuluaeg juba läheneb, aga minul on küll olnud õppimist nii palju, et mul ei ole olnud mingit mahti oma tudengitest sõpradele jõulukinke soetada. No mul on täpselt sama ja kuna mul on sõpru ka väga palju ja kuu lõpp läheneb, siis ma ütlen ausalt, et üle 10 euro ma väga ühe kingi peale panustada ei saa. Sama siin ja tegelikult mul ei ole üldse õrna aimugi, mida nad endale jõuludeks tahaksid. Aga kuna me oleme hetkel ülikoolis, siis meil on suurepärane võimalus tudengite salajased kingisoovid teada saada. Ma olen kaua aega mõelnud, et mul oleks kangesti uusi susse vaja. Hetkel ma tahaks kõige rohkem lihtsalt olla rahus, olla võib-olla perega. Kindlasti, et saaksin eksamid sooritatud positiivselt. Ma sooviksin endale hobust. Ma arvan, et mis ma küsiks, oleks teine monitor. Ma sooviks, et keegi kingiks mulle kas reisi või kutsuks mind endaga reisile. No kes meist siis puhata ei tahaks? No nii, Rebecca, mis me nüüd teada saime siis? Tudengid tahavad tehnoloogiaseadmeid, hobust, susse, puhkust ja häid hindeid. No ma ei tea, hea hinde võib-olla Marko on nõus 10 eest mõnele meist andma. Aga ma ise arvan, et võib-olla kõige lihtsam on ikkagi see, kui me siit samast Solarisest midagi leiaksime. Äkki me tulevad mõned head mõtted pähe. Ma ei tea nüüd, kas ta mõtles taalissussi või päkapikusussi, sest et selle saab iseenesest 4 euro eest ja 2 jalga mahub ilusti sisse. Tere! Kas teilt saaks minna mingisugust kontserdit vaatama või ühesõnaga mingisuguse elamuse saaks 10 euro eest? No 10 euro eest tegelikult ei saa. Peab natuke ikka juurde maksma. Hobuse isegi leidsin, aga see paraku ei mahu eelarvesse. Kui ma oma sõpradele päris puhkuse paketti ei saa kinkida, siis äkki ma saan neile kinkida vitamiine.
või siis siiski mitte, kuna kõige odavamad vitamiinid, mis ma siin näen, maksavad 13,25. Minu otsingud on lõppenud edukalt. Ma leidsin Andreasele soovitud sussid ja seda ei vähem ega rohkem kui 10 euro eest. Minu kingitus on siin. Kus on sinu oma? Tead, ma natuke hindasin üle seda 10 euro eest puhkuse paketi leidmist siit kusagilt kaubanduskeskusest, aga ma pean praegu loengusse jooksma. Ma mõtlen midagi välja. Otsisin, mis ma otsisin neid jõulukingitusi, aga tuleb välja, et kõige parem puhkusega seotud jõulukink on siin samas Tallinna Ülikoolis. Massaažitool, pane aga mündid sisse ja puhka palju tahad. Aga kui keegi ikkagi soovib natukene kaugemale reisida, ma saan veel kinkida ühele oma sõbrale ühe otsapileti Tartusse. Saab puhata, saab reisida ja saab sõpradega koos olla. No oli see vast üks meelelahutuslik shopping, aga nüüd on meie stuudios kohal sisse võtnud inimene, kes teab kõike kõrgetasemelisest meelelahutusest. Tere tulemast, ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. Tere! Ma võin kohe siin öelda teile, et mul on veel parem kingitus siia rivvi panna sellesse uhkesse, et võiksime ju välja loosida näiteks 2 Eesti Laulu finaali piletit ja teie olete ka kõik väga teretulnud, sellepärast et noori inimesi on sinna alati tarvis. No vot, kui tore, aga meie oleme tänases saates rääkinud väga palju ka kokkuhoiu teemadel ja kas sina oskaksid meile kui tudengitele anda mingisugust nõu, et kuidas me saaksime võimalikult väikese eelarvega luua võimalikult hea meelelahutussaate? Alati tuleb lähtuda sellest, et mis on sisu. Kui teil on olemas selge mõte, mida te tahate teha ja õige inimene selle teostamiseks, siis tegelikult ei loe mis tahes eelarve. Võite teha ka telefoniga tänapäeval, mis toodab väga kvaliteetset pilti, heliga on veidi probleemi, peate saama selle mikrofoni kuidagi viisi telefonist võimalikult kaugele, aga tegelikult loeb sisu. See on kõige tähtsam, et oleks huvitav, et ei oleks lihtsalt igav loeng. Ja tasub alati vaadata ka, kes külla kutsuda, ehk 2 peale alati saame hakkama. Aga kas üks meelelahutussaade vajab ka sellist publikumagnetist saatejuhti? No ERR-i maskotiks tundub küll olevat ju Tõnis Niinemets, kes juhib ka järgmisel aastal Eesti Laulu. Ja kindlasti saatejuht on täpselt samasugune komplekt erinevatest omadustest nagu hea laulja. Kui me paneme 2 lauljat kõrvuti, kes tehniliselt teevad ideaalselt ära, lood alt ülevalt kiiresti, aeglaselt, õiged noodid õiges kõrguses, aga kui teil ei ole seda karismat, seda sära, mis on tegelikult kahjuks tuleb sünniga kaasa, et seda väga õppida või luua ei saa, aga see vaataja tunneb selle kohe ära, selle soojuse näiteks, mis on Anu Välbal või Grete Lõbul. See lihtsalt on nii. Ja siis tasub alati vaadata, et võib-olla on mõned muud ametid, mis on ka teles väga vajalikud näiteks ja üldse kaasaegses meedias ka teistel platvormidel. Et see ei tähenda, et kui sa saatejuhiks ei sobi, siis sa ei sobi kuhugi mujale. Saatejuht üksinda ei tee ka mitte midagi ära, ole sa kui karismaatiline tahes. No meie Joonataniga tahes nagu väga üritame ikkagi siin seda saatejuhi karjääri edendada. Te olete väga tublid. Ja kui te ei ole juba pannud 2024. aastaks Tõnis Niinemetsa ja Grete Kulda kinni, siis äkki sobiksime ka meie Eesti Laulu saatejuhtideks. Ja võib-olla, kui see vastus on jaa, siis seda me saame kohe teada, kui me vaatame ühte klippi, mille me valmistasime spetsiaalselt sulle ette, Karmen. Suurepärane, vaatame kindlasti. Tere õhtust, Eesti! Eesti Laulu finaal alustab. Ja see pole mingi tavaline Eesti Laulu finaal. See on Eesti Laulu finaal koos meiega. Siia Tondiraba jäähalli on kogunenud absoluutne Eesti paremik bassimeestest trummariteni, näitlejatest lauljateni, aga meie otsime ju ikkagi seda ühte ja õiget Eesti Laulu. Just. Õhtu jooksul tuleb esitamisele palasid, mis kõlavad sama särtsakad kui Niinemetsa naljad. Aga ka neid, mis panevad pisarad voolama nagu vallalise kaunitari lahkumine. Ja tänaseks õhtuks ongi selge, kes sõidab Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele. Aga meil pole absoluutselt vahet, kes võidab. Tähtis on see, et keegi ikkagi sõidaks. No bravo, te olete väga tublid. See, et te olite nii kaasahaaravad ja te ise andsite nii-öelda hoogu sellele, et meie tahame ja meie oleme siin ja meie teeme, see on kõige tähtsam. See annab muide kindluse ka esinejate sellele nii-öelda kogu sellele lauluvõistlusele sellise emotsionaalse raami, mis on väga-väga oluline. Nii et võib-olla siis juba ülejärgmine aasta võib meid Eesti Laulu juhtimist näha? Ma jätan kindlasti teid meelde, see on täiesti kindel, sest tegelikult Eesti Laul on ikkagi väga suuresti just teie vanustele. Me
me väga tahame teiega koostööd teha, te oletegi kõige paremas mõttes teistsugused ja nagu suur päikesepaiste Rahvusringhäälingu juures, et see on väga mõistlik mõte teil. Aga suur tänu sulle, Karmel, siia stuudiosse tulemast ja meil on tegelikult sulle ka väikene meene, et siis meie koht seal Eesti Laulu finaali saatejuhtide hulgas ikkagi säiliks. Ja oleks kindlustatud. Kindlasti säilib. Magus toob alati energiat, teeb ajud lahti, teil on järelikult palju mõtteid ja nüüd mul ka tänu teile. Aitäh teile ja jõudu jaksu! Aitäh, Karmel! Ja meie jääme siis Joonataniga oma tähesära ootama, aga meie tänane tähesära siin Luna TV's hakkab kahjuks läbi saama. Täpselt nii, Luna TV uudised lõpetavad 17. detsembril laupäeval. Kohtume juba uuel aastal.